Tšau, barbekassad. Tšau. Täna teeme 2 ribi ja 2 erineva ribi maitseainega. Põhimõtteliselt siis, rikkudes kõiki reegleid, paneme ainult ühe maitseaine siis ribi peale. Ja seda selleks, et teada saada, mis nad räägivad. Sellepärast, et on tulnud selline asi nagu Killer Hawksi ribiraab, mis on siis puhas ribiraab. Ja Martin nokib siin siis Barbacoa The Champi, mis on chicken and ribs raab või maitseaine segu siis. Ja paneme nad joonele, sellepärast, et niisama maitstes on mõlemad vägagi meeldivad. Ja selle jaoks on Vikman saatnud meile seda, mida nemad maale toovad, ehk siis need imelised Swifti ribid. Lausa 2 tükki, paneme kõrvuti, kõik ülejäänud protseduurid teeme samamoodi, ehk siis räpi teeme samasuguse, pärast teeme glasuuri samasuguse, lihtsalt erinev maitseaine ja vaatame, mis värk on siis sellega, et on ribiraabid. Aga mis me glasuuriks kasutame? Glasuuriks või? No selja taga olevad bluusoogi. Teeme selle megasegu ehk siis 50-50 ma arvan ja see on kõige parem neist niikuinii, seal ei ole mitte midagi parata. Seda on küll. Aga see on glasuur pärast, et vaatame, mis see maitseaine seal peal teeb. Sellepärast, et endal on ka väga põnev. Aga selleks peame kõigepealt ribid ette valmistama, aga enne kui ribi ette valmistad, siis Smoky 2 on õues meil pandud 135 kraadi peale ja anname kergelt 3 klotsiga sinna suitsu algusesse. Et teeme hot and fast ehk siis kiirelt ja kuumalt. Kokku, ma arvan, mingi 2,5-3 tunniga on need asjad valmis meil. Vot nii, aga hakkame ribi rookima. Nii, kõigepealt vaatame, mida me kasutame. Kas oliiv või... Oliiv, sest et meil ei ole, me ei grilli, vaid me teeme barbecue'le. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jätame 9 või? Või teeme 10 siis. See tünn ei ole, see on... Smoky 2 siiski, sinna mahub. Nii. Siia ka 10. Ai, see esimene on paha ribimant. Ja 10. Vara hommik ma söönud veel ei ole. Mina olen. Jah, teistsugune päev. Filmimine hoopis muul ajal. Jah. Või kellaajaliselt ei olegi muu aeg, aga... Päevaliselt, jah. Ja tundub, et tuleb pikk. Jah. On mõni lühike olnud meil üldse või? Ei ole. Foll. See oleks nagu ennem teinud sellist asja. Ühe korra. Ühe korra nägid jah? Ja telekast ainult vaatasin, ma ise ei ole veel proovinud, vaata. On üks asi, mida ma tahan proovida. Oota, kohe proovin, teise ribi peal proovin. Et sa lõika seda ära või? Lõikan, aga... Nii, see on vaja kätte saada alati, on ju. Nii. Kaamera näeb, on ju. See on vaja kätte saada. Ja siis ma olen näinud mingit sellist asja, et läheb serva siit endale välja ja siis kurat suuremat pleidiga nuga on vaja või selle teraga nuga nagu. Ikka jookseb ära. See lõiks läbi. See katse ei läinud õnneks või? Läks ju! Nüüd on väga vale nuga selle töö jaoks. Olgu peale. See on see, et tõmbad kogu aega samal ajal saed ja siis ta tuleb ära nagu. Nii, aga me ei tee võistlusi siin. Ehk siis me ei hakka mingit megatrimmi tegema. Küll aga võtame ära selle siit alt, selle vagile.
noh. Ma tunnen, et ei pruugi ühest tulla. Aga ma teen endiselt kõik selle heaks, et tuleks. No päris kenasti. Jah, annan servaga siit ära. Kuigi, ma näitan midagi. Selle ühe riba võib jätta, aga noh, mitte siia poole siis. Selle võib jätta siia poole. Et kui teed kiirelt ja kuumalt, siis sa lased selle ribi lihtsalt nii kaugele, et ta valmis oleks. Siis kui sa jätad selle riba siia alla, sa lihtsalt peab meeles olema, et sul on see. Siis see hoiab seda rohkem koos, et sul kondid ei kuku kohe välja seal. Et selline variant on olemas, aga täna me seda ei praktiseeri. Et võistlustel mitmed niimoodi teevad. See on pigem selleks, et oleks ilus välimus. Jah, aga tahad ise ka ju, et apetiitne jääks, nagu sulle meeldib öelda. Jah. Süüakse esialgu silmadega. Jah. Su usk minusse on väga tõsine. Ma näen. Andsid selle ribi tagant tõmbamiseks ainult ühe. Aga usk haihtus kiiresti. Aga sul tuleb välja. No jaa, just et ma praegu maadan selle. Ei tulnud. Üks veel. Seda servaga räägi. Nii, paneme kõigepealt alla. Nii, nüüd siis õli, oliivikas, sest et see nagu kannatab tembi välja, sest et 135 on. Mis nüüd toimub siis? Nii, nüüd siis minu teadmiste pagasisse kuuluv variant ehk siis nirega. Ja siia ka. Kergelt laiali, ehk siis sidusaine. Nii, ja Martin siis siiani. Kondi koht. Kont peab ka mõnus lutsutada olema pärast. Värv on erinev. Värv on mõneti erinev, jah. Et see Barbecoa oma on kuidagi erksam natukene, see on natukene tuhmim. See... Sinna veel. Nii, siis käsi ja pikku pidi mööda konti. Vajutame kinni. See meenutab seda... Kasutan erinevaid käsi. See meenutab seda Blue Soul'i Sweet and Savorit natukene. See? Ei, see. Oma värvilt. Kui sa nii ütled. Ja nüüd on sinu kord valada, ma saan ainult... Kurat, ma ei saa seda ka teha, mul on nüüd... Kumb oli kumba? See oli see. Okei. Käe järgi näed. Eks erinevate kontinentide... Ma paneks veel seda. Nagu paksemalt. Tõmbab nii kiiresti sisse. Ja no õli sidusana. Ja. Purgi sisse vaadates on kuidagi erksam see värv, on ju? Aga ribi peal on ta natuke tuhmim. See oli nüüd see vist. Ei no purgi ikkagi see on ikka eledam, jah? Kõvasti. Või noh, punasem. Nii. Nüüd me
pool tundi. Pool tunnikest ootame jah, ja siis me läheme ahju, paneme sinna mingisuguse õrnema suitsuklotsi nüüd sisse enne veel. Õuna või kirssi, vaatame, mis meil seal on. Ja siis me anname minna. Esialgu, ma arvan, 1,5 tundi vist paljalt, et saaks raabi kinni, eks otsustame mingil hetkel seal need välimus järgi. Jah, mingi pooletunnise sektori sees otsustame nagu selle järgi, kas on kinni või ei ole, eks ole, sest eesmärk on maitseaine segu testida ja kui me ta jätame vedelaks siia peale, siis see ujub seal räpis meil kõik minema. Täpselt. Vot, aga väike puhkus ja siis ahju. Nii, õunapuu suits läks sisse. Ja nüüd barbecoa on see. Ja nagu ikka, paned ahjurivi, siis lükata kokku. Ja see on siis Killer Hawks. Toon on muutunud, kui ta vedelaks on läinud. Lükkame jälle kokku ja 135 kraadi ja ma arvan, mingi tunni pärast või nii vaatame korra silma asjale. Aga muidu, tere! Rivi on tund peal olnud. Vaatame asjale silma. Ahah. Aga jah, siit on juba kinni, aga natukene tahab veel. Ma arvan, tulebki siuke 1,5 tunni kanti. Aga välimuselt on nad sarnaseks minnud. Nüüd on värv sarnaseks läinud. Vot nii. Aga 1,5 tundi veel ma pakun. Hää küll, 1,5 tundi. Jep. Ja oota korraks. Paneme kõigepealt, me teeme wrappi. Nii nagu ikka ribile. Ja teeme hästi lihtsa. Või suhkur. Pruunsuhkur. Ja klassika. Tennessee Red. Ja nüüd läheb ribi siia tagurpidi peale. See on nüüd siis meil Killer Hawks. Killer Hawks, jah. Kui on mingi vereklombi koht, kus ta on ajunud välja, siis võid selle ära korjata. Nii. Teeme siia tagurpidi peale. Natuke on tagasi tõmmad ka isegi, jah? Jah. Ja siia paneme siis uuesti võid. Üks saad suhkrut. Üks saad Tennessee Redi. Ja siis teeme kinni selle asja, kui näitan. Lihtsamaid viise ribi räppida. Alati topelt paberisse, sellepärast et kipub ju läbi tulema see kont siit alati. Nii, võtad nii, paned omavahel kokku, siis rullid ja siis keerad otsad. Miks nii on lihtne? On sellepärast, et sa vahepeal tahad käia vaatamas oma ribikest. Kas on hea? Kas on jõudnud kuskile ja siis on teda lihtne avada seal. Näe pane. No, see on siis, lõhnab teistmoodi. Lõhnab, jah. Seda hästi välja tulema. Ja nagu ikka siis. 1 ja 2. 1 ja 2 kokku. Kinni ja nüüd tunni aja pärast vaatame, mis nägu nad on. Nii. Doktor. Nii. Kontrollime, sest et meil on peaaegu tunnike möödas. Et kondi on välja löönud ja see on valmis. Väga valmis. Paneme uuesti kinni tagasi, sest et ribi tahab natukene tõmmata. See oli lehti. See oli nüüd
vasak oli Killer Hawks. Killer Hawks, jah. Ja No siin see on on tundub ka- sama seis. Ja nagu sulakõist. Kõik on hästi. Sama lugu. Ja nüüd Koolis kinni. puhkab siuke pool tundi või nii. Ja siis me teeme glasuuri ja läheb ahju tagasi. On aeg teha rivile glasuur. Teeme klassika, on ju, Martin? Jaa. Ehk siis 50. parima, mis on võimalik teha sealiha glasuurist või sealiha kastmest, paber, on siis, on meil fooliumit siin ka või ei ole? Ei ole. Ehk siis 50-50 klassika, juushoogi original, 50% ja siis see vedelmaagika. Jah. No nii, teeme ka suure. Sa tegid glasuuri, ma olen risti. Üleval on vist teine. Mis risti? Jaa. Mul käis ükskord klient. No. Ta vaatab ka nüüd seda. Ja ma vabandan su ees, kulla klient. Seepärast, et väga meeldivad meie videod. Kõik on väga tore. Aga pidi pea hakkama ringi käima, vaatad, kui seal laud all paneb. Okei. Ma isest mõtlesin muidugi siia peale nad panna ja siis viia. Ei, seda küll, aga sellega on hea peale tõsta emadest. Nii, Killer Hawks on see. Ja see on barbecoa. Nii, 5 minutit. 5 minutit, jah. 5 minutit. Nii, nüüd me peame tegema süsteemi. Süsteemi, jah. Ja see süsteem on see, et kõigepealt võtame see Killer Hawksi variandi. Ja siis teeme siis seda, et sööme neid ribisid, mida võistlusel süüakse. Neid tükke, ehk siis 4., 5., 6. on need, mida süüakse võistlusel. Võtame siit mõlemad ühe. Ja Killer Hawksid. Ja barbecoa champ. Nii, 1, 2, 3. Nii, paneme seda siia poole siis. Kõigepealt kumba siis? Võtame selle. Ja. See peaks olema soolasem. No, saladuseks ei jää. Jaa. Cheers. Cheers. Ma ei tea, mis ta olema peab, aga päris maitsev on. See on soolane küll, jah. Ja sul? Kas me siis läheb enne tegema? Segamini ka ei ajanud vist. Sest see on magusam. Ausalt vastust tahate jääda? No. Mõlemad olid väga head. On küll, jah. Nad on erinevad, aga head erinevad. Ja Ta ei ole üdini magus. jah, Ta on selleks suhteliselt selline tasakaalukas. lihtsalt võrdlust läheb. See barbecoa on vähe intensiivsem. Ja see on vähem mahedam nagu.
aga no ma nagu... Mina ei selgitaks veel. Selles mõttes, et kasutame ühte oma lemmik YouTuberi võtet. Selles suhtes, et oota korra. Nii ka siis on selge, mis on mis. Ja ütlen ausalt, kummagagi pole paha matsit üldsegi tunda. Ja mina ei suuda eelistada. Oi jah, päris raske on. Sest mõlemad on maitsvad. See on nagu see, et... Intensiivsem oli see. Jah, magusam oli ka. Magusam oli ka. Aga mitte soolane. Aga selles suhtes, et ta ei olnud ka nagu liiga magus. Jaa, üks oluline moment, mida ma tahan öelda. Me oleme siin teinud seda mitmekihilist ja nii edasi. Väga, väga hea on. Ühesõnaga, võitjate ei vali. Mõlemad on head. Kui ma lõikan mõlemast rivist ühe tüki, kumba sa võtad? Selle. Ta oli intensiivsema maitsega, sellepärast. Siis siin on vastus olemas, ära rohkem räägi midagi. Mõlemad raabid on väga head ribi peal, tõesti. Ja ausalt ongi, et see on vähe mahedam. Sealiha maitset on mõlemal tunda, toimib asi nii, et sa ei pea panema mitut kihti, vaid nendega on väga piisav. Mõlemad on väga head, aga see on natuke parem. Subscribe'i kanalile, pane like'i, tule järgmine nädal tagasi. Tšau! Tšau!